Siin laudas oli veel aasta tagasi 43 erinevat tõugulüpsilehma. Nüüd 4 lehma, 2 mullikat, 2 vasikat ja 3 poolteise-aastast pulli. Kõik Eesti maatõugu veised. Miks just maatõug alles jäi? Missioonitundest. Ja see on see missioonitunne, sest neid on tõesti vähe. On natuke see ka, et haruldane asi ju. See inimesel ikka meeldib, et sul on midagi haruldast, sa tegeled millegi vähe erilisemaga. Eesti maatõugu lehmi on praegu alles vaid ligikaudu 730, neist lüpstavaid 500. Eesti maatõug on 1993. aastal kantud ka ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni ohustatud tõugude nimekirja. Maatõug on küll kasvult väike ja annab vähem piima, kuid tal on tugev tervis ja piim on kvaliteetsem. Mõned muidu piimatalumatud maatõupiima saavad juua. Aamannid valmistavad sellest isegi rikotat ja mozzarellat. Ja toodete austajaid käib koha pealt ostmas nii ümbruskonnast kui ka päris kaugelt. Silonad ei saa, kuna eesmärk on saada võimalikult kvaliteetset piima, siis kui sa tahad teha juustusid või mis iganes tooteid piimast, see on sama, mida šveitslased, eks seal Šveitsis ei söödeta lehmadele silo. Ka ei kasuta Ants antibiootikume, vaid maheravivõtteid. Ja lehmad on terved ja elavad kaua. Toovad 8-9-10 vasikat. Meil Eestis keskmine on 1,5 vasikat, mis on nagu naljanumber. See intensiivtootmine, loomad ei jõua avaneda üldse. Nad on enne läbi pressitud, enne kui ta tegelikult suudaks tõelist tulu nagu tuua. Silt vasikatel ei anna sõrmi, pole mitte inimese sõrmede, vaid vasikate ohutuse pärast. Nad on tundlikud nagu beebid, kätel võivad olla pisikud. Üks kurb kogemus on neil olnud, kus ühepäevane vasikas sai tugevad seederikked, nii et teisel päeval suri. See vasikas, Preili Pärt, sündis täpselt Arvo Pärdi 90. sünnipäeval 11. septembril ja sai suure helilooja järgi omale nime. Tüdruk Pärt, joo. Sina alati ootad, kui mina tulen siia ja ise kaelaaluine on nii mõnus. Kui hea see on. Eesti sarvedeta maatõug on sama kangekaelne kui eestlane. Iseloomu poolest, mul tuleb kohe meelde selline lugu, et algselt olid meil, kui ma hakkasin tegelema, olid ikka need tavalised mustakirjud veised, kui ma hakkasin suuremalt lehmapidamisega tegelema. Ja kui ma siis otsustasin, et armusin ära nendesse maakatesse aga siis tulid ju esimesed ju selle suurte hulka, eks ole, ja ma olin natuke mures, et mis saama hakkab karjamaal. Et need suured litsuvad nad äkki ära või jumal teab, mis juhtub. See polnud mitte mingisugune probleem, peksa saavad need suured. Kui kevadel lehmad karjamaale pääsevad, hakkavad omavahel selgitama, kes on boss. See maakas, ta läheb sellele suurele hiiglaslikule tonnisele Holsteinile, ta läheb oma peaga, selle sama mühuga, kus tal sarve ei ole. Ta läheb esijalgade vahele, lihtsalt lükkab ära. Või kui ei peaks õnnestuma, siis on ots ringi ja leebet paneb ajava, nii et kaob. Ta on nii kiire ja väle samas, et ta endale peksa anda ei lase jälle. Telesarja Õnne 13 kaasautor Tõnis Kask oli siin laudas sage külaline ja siinse perenaise Anne-Mai järgi sai ka üks keskseid tegelasi Õnnes oma nime ning mitmedki olustikustseenid on siit laudast maha kirjutatud. Ants ja Anne-Mai kohtusid EPAs praeguses Maaülikoolis ühel kursusel õppides. Neile on loomapidamine kirg, aga oma 4 last, 3 tütart ja 1 poega pole nad survestanud, et mõni neist võiks ühel päeval farmi üle võtta. Kõik nad on õppinud hoopis muusikakoolis, igaüks ise pilli, kuigi siinses keskkonnas kasvanud. Rulluiskudega slaalomid sõitnud nende lehmakookide vahel sõnnikuhoidla seal põranda peal ja seganud seal neid lehmakooke ja kutsunud kärbseid sööma, tulge nüüd lapsed sööma. Me oleme selle asjaga lastega selgeks rääkinud. Ei saa välistada, et minu lapselastest keegi hakkab hoopis põllumajanduse vastu huvi tundma, sest minu enda kogemus on see, et minul oli sellest ajast peale, kui ma lugema õppisin ja vanaema juures mul lihtsalt oli tõmme. Ilmselge tõmme pidevalt olla loomadega tegeleda. Minu lektüür olid kõik võimalikud vanavabariigi, esimese vabariigi aegsed põllumajandusajakirjad, aga nendel seda ei ole. Neil on ja mis on ka täiesti jumala loomulik. Muidu ei oleks ju arengut. Meie oleme 8 ja 2 hullu, et me ütleme, et ega siis lolle ja küürakaid parandab ainult auda.